Ühel Lasnamäe ruutkilomeetril Laagna tee ja Miina-Härma silla piirkonnas elab 16 186 inimest, mis on rohkem kui Rakveres, Hiiumaal, Muhus, Setomaal ja Narva-Jõesuus inimesi kokku. Kui võrdleme seda aga maailma kõige tihedamalt asustatud asulaga, milleks on Dharavi slumm Mumbais, Indias, siis ei tundu olukord üldse hull, sest seal elab ühel ruutkilomeetril 270 000 inimest. See 16 000 elanikuga ruut Lasnamäel, et see on siis rahvastiku tiheduse poolest sama tihe kui Barcelona linn keskmiselt või siis Lõuna-Korea pealinn Seoul. Et kui meil oleks terve Tallinn sama tihedalt kui see üks ruut, siis me konkureeriks nende linnadega. 7354 Eesti tihedama asustusega ruutkilomeetri elanikest on mehed, 8832 naised. Vanim elanik on 102-aastane ning mediaanvanus on 44 aastat. Noori ehk 17-aastaseid ning nooremaid on seal ligikaudu 2900. 65-aastaseid ja vanemaid aga veidi üle 4100. Linnaosa vanema sõnul võlub Lasnamäe elanike just kõige vajaliku lähedus. Eks meil on kõik eluks vajalik olemas tegelikult, nii lasteaiad, mis muudeks ka meil siin väga tihedalt rekonstrueeritakse ja uusi hooneid ehitakse, on olemas vajalikud teenused, on olemas töökohad ja neid tuleb aina juurde, aga tegelikult ka rohelust on aastatega juurde tulnud, ainuüksi Tondiraba park on mitte ainult meie linnaosa endi lemmik, vaid meil tuleb ka teistest piirkondades väga palju külalisi. Rahvuslik koosseis Lasnamäel on väga mitmekesine. Kõige tihedama ruutkilomeetril elab lausa 81 eri rahvusest inimesi. 81 eri rahvust põhimõtteliselt üle kogu terve maailma. Valdav enamus või väga suure osa moodustavad ikkagi endise Nõukogude Liidu erinevad piirkondadest pärit inimesed, aga seal on ka uussisserändajaid nii Aafrikast kui ka Ameerikast, et see on tõesti üle terve maailma. Jurtšenko sõnul kaasnevad nii tiheda asustusega erinevate taustadega inimestega linnaosal ka erinevad väljakutsed. Esikohal on parkimine ja koolikohad. Kui me räägime koolikohtadest, siis täna tegelikult praktiliselt iga Lasnamäe kooli juures on juba moodulklassid olemas selleks, et tagada lastele koolilähedast koolikohta ja me töötame ka selle nimel, et tulevikus tekiks Lasnamäel nimelt Martsa tänavale uus koolihoone. Kui me räägime parkimisprobleemi lahendusest, siis neid on mitmeid, jällegi Tallinna linn töötab mitmel suunal, aga Lasnamäe puhul ja meie tiheduse puhul me ei saa üle ega ümber parkimismajade teemast. Vastandiks on aga Lõuna- ja Lääne-Eestis piirkondi, kus on väga hajus asustus. Alal Edela-Eestis, kus rahvastiku tihedus on kõige väiksem, elab ühel ruutkilomeetril keskmiselt 6 inimest. Pärnumaal ja Viljandimaal ja seal ka põhja poole, et seal on siis niisugune suuremad soisemad alad, kus siis rahvastiku tihedus on palju hõredam ja leidsime siis Edela-Eestis taolise ruudu, kus ruudu sees elab sama palju inimesi kui siis Lasnamäe ruudus kokku ja see ruudu suurus on niisugune 52 × 52 kilomeetrit siis, ehk siis 2704 ruutkilomeetrit. Et see on siis nagu võrdne enam-vähem selle sama Lasnamäe ruudu rahvastiku suurusega. Eesti keskmine asustustihedus jääb 30 inimese lähedale ruutkilomeetri kohta. Euroopa Liidus oleme üks hajusama asustusega riike.